Super. Ei no selles mõttes, ega ma olen rohkem tort kirsi peal küll. See on nagu täiesti. See tort, mille peale mina kirsiks lähen, diabeet ei ole kaugel. Ei, äge on selles mõttes, et 2 kuud olen ise endaga peegli ees rääkinud. Nüüd näed lasti kaamera ette. Hea, et üritus tasuta on, eks ole, muidu mingid inimesed praegu seal teevad screenshotte. Näitavad lastele, et näed, kui sa koolis ei käi, see oled varsti sina. Et mul on muidugi nagu au olla kohas, kus ma näen, et tagurpidi kirjutamine 4 sõna on au sees. Et mulle ema alati koolis rääkis, et õpi oma nime kirjutama, aga näed, õppisin, ei saanud staariks. Oleks ka nime tagurpidi kirjutanud, mine tea, mis oleks juhtunud. Et selles mõttes mina kunagi arvasin, et minu elu kõige suurem saavutus on see, et kui ma endale pangas kasutaja nime valisin netipanka. Ja mõtlesin, et ma olen nii äge vend, et ma lühendan oma eesnime 3 täheni. Jätan 1 S-i lõpust ära, väga originaalne. Ema mõtles, et ma parodeerin lennukompanit, mina hinges mõtlesin, et ei naine, eriüksus. Kohe kui kaalust alla võtan, lähen ka kaitseväkke. Kuhu ma ka läksin, selles mõttes ka kaaluga. Ma pean ausalt ütlema, ma loodan, et selle heli peale meid vaatab ka doktor Arkadi Popov, kes nüüd saab tänu uuele seaduse muudatusele kiirelt Terviseameti peale saata. Et kui hommikul ärkate ja keegi teil voodis huumorisoont otsib, siis mine tea, äkki olen mina, äkki on meedikud. Kunagi või teada. Aga ei, selles mõttes kaitseväes mulle meeldis käia, et siin selline tore kogemus, selles mõttes, kui sa oled 130 kilo ja siis öeldakse, et tee kätekõverdusi. Super, ütleme, NATO test oli minu lemmiktest, kohe peale vererõhu testi, sest et tulemused olid umbes samasugused. Mitte midagi head. Reaalselt, mul pataljoni arst vaatas mind sellise näoga, et ma ei teadnudki, et siia selliseid inimesi võetakse, et oleks ma teadnud, kurt ma oleks varem tulnud. Et super selles mõttes, et kui mina olen Eesti kaitsevõime, siis andke kohe alla. Sest ma ei näe, et mingid progressid oleks. Ainus asi, mis minuga saab teha, reaalselt mind saab keset Narva silda sinna pikali panna. Tõkkeks, tangi ette. Laulan seal venekeelseid lori laule, äkki võlun kellegi ära. Poisid võtavad enda juurde, et mis sa siin laamad, tule sõidame tangiga. Siis paneme Smilersi loo käima, vaatame, mis saab. Et mulle karantiinis olla väga meeldib. Ausalt, selles mõttes, et karantiin on nagu minu elu üldiselt. Mitte midagi ei toimu. Istud kodus, oled üksi, depressioonis, nagu Eesti mehele kombeks. Jama on see, et ma elan teisel korrusel, nii et enekas ei ole ka variant selles mõttes, et kõige hullem, mis võib juhtuda, on see, et ma hüppan naabrile selga, kui ta seal muru akna all niidab. Vaat, näed, väiksed lapsed teavad. Naabrid, muru, kurat, meil on seda meest vaja. Tooge ta meile lasteaiarühma, vaatame, mis saab. Tegelikult pole vaja, selles mõttes, et lastel on elus niigi piisavalt traumasid. Liiga vähe suhtlust, mänguväljakud on kinni. Eks ole, vanemad on kogu aeg kodus, sa ei saa teha kõike seda, mis sa tegelikult tahaksid teha. Omal ajal, et 90 oli tore kasvada, selles mõttes internet ei olnud, aga selle eest Kopli oli olemas. Väga tore koht. Ei, tõsiselt, absoluutselt. Siis ta oli veel gangsta. Nüüd on seal suunamudijad ja charge of paid content, mis on ka nagu kurb, sellepärast, et ma siin hiljuti käisin Koplis oma kodukandis, vaatasin ringi ja mõtlesin, et kurat, hea, et ma ära kolisin, see on ilusaks tehtud. Ei tunne ära enam, selles mõttes, varem oli ikka normaalne, iga nurga peal oli mingi parm, kes oli üledoosis. Teisel pool, eks ole, olid mingid vennad, kes tahtsid talle veel midagi müüa, aga vaatasid, et meil on klienti vaja, et ootame homseni. Äkki tuleb tagasi. Et eks see on umbes nagu muusikaga, eks ole, et kogu aeg peab midagi tegema. Äkki tullakse tagasi. Kui see just 5 miinust ei ole, nagu, et tee, mis sa teed, muusikaauhindadel ikka keegi kutsu. Kuigi tegelikult ma saan täitsa aru, et miks neid on nomineeritud, muidu nad võidaksid kõik ära. Selles mõttes, et me peame andma muusikutele ka võimaluse. Mitte, et ma ütlen, et 5 miinust ei ole muusikud, aga ma arvan, et nad on sellised normaalsed viinapõletajad, et mina nende asemel teeks uue loo permanentselt ilma. Saaksid sellega järgmine aasta võib-olla muusikaauhindadel üles astuda. Äkki Nublu võtab punti või midagi. Kuigi teisest küljest mitut mina ei tea rohkem ühtegi räpparit, kes oleks Anne Veskiga laua peal laulnud juppidest ja viinast. Ma kujutan ette, Anne õppis sellest õhtust rohkem kui kogu karjäärist. Ma olen 40 aastat valesti laval olnud. Üritan olla staar, siin on mingid vennad, ei püsi paigal. Ja rahvas on sillas, eks ole. Välja arvatud siis, kui venelane kodakondsuse sai, siis nüüd ei ole enam midagi mõnitada. Mis on muidugi selles mõttes ka nagu äge, et ta lõpuks sai selle kodakondsusest, et
tema vähemalt oskab eesti keelt. Ei, no tõsiselt, ma siin hiljuti lugesin sotsiaalmeedia postitusi ja ma sain aru, et tore on venelane olla. Mina võin sellist jama kirjutada, et kõik saavad aru, et sass ei oskagi eesti keelt, see on okei. See on okei. Aga kui eestlased kirjutavad, et nad tahaksid saada garantiiremonti tugeva K-ga, samal ajal kui nad karantiinis on, siis ma hakkan mõtlema, et äkki see on see koht, kus see vanemad oleks pidanud selle tähekese asemel õigekeelsus sõnaraamatu ostma. Et ma oleks kaugemale jõudnud. Või lähemal, ma ei tea tegelikult selles mõttes, et kui me juba poliitiliseks läksime, eks ole. Et mulle näiteks väga meeldib meie praegune valitsus, esiteks sellepärast ma sain oma kaabu ära põletada. Ta oli mul aastaid jalus, ma mõtlesin, mis ma tega teen, nüüd vaatasin, et nüüd on mõju põhjus teha normaalne tuleroogna. Põletasin 9. mail maja ees. Väga super oli, kõrval mingid vennad kuulasid Vene Föderatsiooni hümni, mina põletasin kaabut nagu lapsepõlv, põhimõtteliselt. Nemad üritasid aru saada, mis mina teen, mina üritasin aru saada, miks nemad veel siin on, sest et piirid on ju lahti. Nagu me hiljuti nägime, uudised, super, eks ole, see on eestlane, sul on piirid on kinni, aga sul on ikka vaja Läti keraka järgi minna. Vahet ei ole, et ma kinni lähen. Viina on vaja. Nagu, viimane kord, kui me nii innukalt lätlaste juurde sisse murdsime, meil oli tursasõda. See on Eesti ajaloo suur saavutus. Ühe korra võitsime Lätit, püüdsime rohkem kala. Super. Läti tegi super alko, kättemaks. Meie joodame teid, teie püüdsite meie kala ära, me kala ei söö. Vau, just, aga meil on vähemalt kilo võileib nüüd. Ei, see on alati äge, kui inimesed kaasa elavad. Ma siin hiljuti sain toreda maili ühelt naissoo esindajalt, vähemalt pildi järgi tundus nii. Samas 21 sajand, ma ei mõista hukka. Mina olen ka väga imelikke riideid oma elus kandnud, nagu näiteks praegu. Aga tütarlaps oli mu blogi lugenud ja saatis mulle sellise ühelauselise kirja, et ma ei teadnudki, et sa lauseid oskad moodustada. Hüüumärk oli lõpus. Ma nutsin pool päeva kodus. Mitte sellepärast, et ma lauseid oskan moodustada, mõtlesin, vähemalt keegi mõtleb minu peale. Et see oli see, mis inimesele silma jäi, et ta oli 3 tundi oma aju vaevanud sellega, et lugenud seda, mis ma kirjutasin. See oli laused. Kuigi mul oli seal vist rohkem kui 4 sõna, aga mine tea. Et mitte ta jällegi, ma ei mõista hukka. 4 sõna tegelikult on väga võimas saavutus. Mõelge niimoodi, et klassikas, kui te klubis käite, eks ole, et mehed peale 3. tekiilat 4 sõna on väljakutse. Ja see on tõsine väljakutse, sest Eesti tüüpidel on see, et ma ei saa enne naisterahvaga suhtlema minna, kuni pole sooja tehtud. Aga see ei ole see, et ma joon pokaali veini. Ei. 12. tekiila ring, enne kui ma ära kukun, nüüd ma proovin. Ma tunnen. Roomöö minus on ärganud. Ja siis on see tavaliselt näeb umbes välja niimoodi, et nad kukuvad kellegile peale. See on see iidne jahisaagi püüdmissaladus. Kuku peale. Eriti, kui sa oled minu kaalukategoorias, töötab väga hästi. Kuigi siin peab natukene ettevaatlik olema, et liiga ei tee tulevasele partnerile, sest kuidagi imelik on pärast Terviseametis kirjutada, et puude põhjus abikaasa. Aga jah, et siis mehed nagu kakerdavad sinna juurde, et mina, eks ole, klubi turvamehena on seda aastaid vaadanud, see on nii romantiline, kui tuleb see Mati. Ja sa ei saagi aru, et kas ta küsib tema nime või ta tutvustab ennast või ta kutsub abi. Seal alati on kuskil 3 tüüpi on taustal, on valmis nagu püüdma teda, et kui halvasti läheb. Sest tegelikult see täiesti seletab seda, miks Eesti muusikamaastiku viimase aja kõige suurem traagika on see, et Patune pool laiali läks. Tõsiselt, kui te mõtled selle peale, et samal ajal, kui Patune pool laiali läks, samal päeval oli uudistes 2 uudist. Põhiuudis, Patune pool läks laiali ja 6. leheküljel keegi mainis, et hispaanlased tulistasid raketi Venemaa poole. Eestlastel sitta see sõda venelastega, tooge sünne tagasi. Seda on meil vaja, kuidas ma lähen peole ja seal on jälle hellad velled. Selles mõttes muidugi, hellad velled on nagu ausad tüübid selles mõttes, et ülekaaluliselt võtame lava, sõna otseses mõttes. Suured vennad lendavad peale, lavalauad ragisevad, helitehnik on paanikas, sest ta ei saa aru, kas seda lava hakatakse nüüd maha võtma või see ongi bänd. Ja kõik mõtlevad, et kurat, millal Oscarid algavad, eks ole. Sest tegelikult ma olen sünne üle uhke, et tema ei saa nii palju puid alla sotsiaalmeedias nagu Adele. Adele tubli tüdruk võttis alla, kõik vihkavad. Minu lemmikkommentaar oli see, et tema uued fotod mõnitavad vana teda. Ma kujutan ette, et Adele nutab kodus praegu. Fuck! 60 kilo tagasi, see oli pomm. Nüüd on gluteenivabad pirukad ja KPK kohvina.